Tere! Mina olen Mihkel Kangur ja ma töötan Tallinna Ülikoolis. Mina ei ole pidanud enda tänast esinemist rektoriga kooskõlastama. Elagu akadeemiline vabadus! Ma räägiksin teile natukene metsast, nagu mul paluti, et ma ei räägiks sellest, kuidas me ära sureme, vaid sellest, kuidas me elame. Mul on teile üks väike palve. Pange enda silmad kinni. Pange korra silmad kinni ja mõelge ennast sellisesse kohta, kus te tundsite või tunnete või kus te käite, kus te tunnete ennast õnnelikuna. Kus te tunnete ennast hästi, kus teil on hea olla. Vaadake selles kohas natukene ringi. Mida te enda ümber näete? Kes on teie ümber? Kust tuleb valgus? Millised lõhnad on teie ümber? Kas tunnete maapinda? See, mida te praegust kogete, on võib-olla kõige olulisem teenus, või see on vale sõna teenus, hüve, mida mets meile pakkuda saab. Teaduslikult on tõestatud, et ka lihtsalt sellise mõtterännakuna metsa minnes inimese stressitase langeb olulisel määral. See on see teema, millest Marek rääkis, mida selles keerulises valemis sees ei ole. Kui oleks, siis ta oleks maksustatud. Mets pakub meile tervist, pakub meile meelerahu, pakub meile õnnelikuks olemise tunnet. Mets pakub meile veel vee puhastamise hüve, õhu puhastamise hüve, fotosünteesi hüve, süsiniku sidumise hüve, mullatekke hüve. Need on sellised hüved, mida meil ei ole võimalik mitte kuidagi asendada või kuskilt sisse tuua, millegi muuga neid asendada ei ole võimalik. Need on need asjad, mida loodus meile pakub. Mitte ainult meile, vaid kõikidele elusolenditele maagal. Ja kolmas selline hüve tüüp, mida me oskame maksustada, raha välja võtta, see ongi siis see palk, need on need marjad, see kõige lihtsam. Muud osa me ei oska nagu eriti hästi üldse hinnata, kuid see on metsa osa. See, mida mets pakub. Mets ei ole need palgid. Miks mets teeb seda? Miks ta pakub selliseid hüvesid? Miks ta toetab? Meile tundub, et see sellise isekate olenditena meile tundub, et see on midagi sellist, mida ta pakub meile. Ei, mets ei ole loodud selle jaoks, et meile mingisuguseid hüvesid pakkuda. Mets on elussüsteem. Et sellest aru saada, mis tähendab elussüsteem, tuleb võib-olla mõtiskleda sellele, mis asi on üldse elu. Kuidas me saame aru, kuidas miski asi on elus? Üks väga hea definitsioon elus asja äratundmiseks on see, et elus asi teeb kõik selleks, et elus püsida. Elu mõte on olla elus. Elus asi suudab vältida enda surma, vältida enda desintegreerumist, enda osadeks lagunemist. Elut asi seda ei suuda, võtate kivi, ta tasakesi laguneb ära, ta ei suuda mitte midagi selleks teha. Mets suudab ennast elusana hoida. Isegi kui keskkonnatingimused muutuvad sellisel määral, et see ületab selle metsa nii-öelda tava elu piiri, siis mets suudab selle keskkonnamuutusega kohaneda. Suudab seda kohaneda tänu sellele, kui see mets on mitmekesine, kui ta on rikas erinevate liikide poolt, kes siis kõik üksteist toetades hoiavad elus. Kui me võtame ükskõik millise liigi sellest süsteemist välja, võtame ökosüsteemist välja ühe liigi, ühe organismi,
siis see on sama, nagu me võtaksime enda seest välja mõne enda elundi. Ta justkui oleks ka ju elus, aga ta ei ole elus väga kaua. Ta püsib elus, meie maks või süda või aju, põrn püsivad elus tänu sellele, et nad on meie organismi sees, meie sees. Nii püsivad ka liigid elus tänu sellele, et teised liigid 24/7, 365 päeva aastas hoolitsevad selle eest, et me püsiksime elus. Seda pakub meile loodus, et me püsiksime elus. Ja see on elu. Mets on elu. Meie oleme mets. Aitäh!